Tervist! Selles videos osalen ma Itaalial MK-etapil ja siin on kavas 3 võistlust. Kavas on täna tiimsprint, homme klassikasprint ja pühapäeval 10 kilomeetrit uisku individuaalist. Alustangi seda videot tiimsprindi hommikul. Ehk tuleb minna hommikujooksule. Täna tuleb ilus, väga ilus päev. Tänasest tiimsprindist võib-olla nii palju täpsemalt, et kõigepealt on eelsõit klassikasprindis. Mina sõidan Marko Kilbiga koos, tema on esimene vahetus, mina teine. Eelsõidusse palju rolli ei mängi, aga peame saama 34 tiimist 15. parima kombineeritud aja. Ehk siis ajad liidetakse kokku ja 15 parimat tiimi saavad finaalidesse. Ja siis finaalides peavad mõlemad 3 ringi sõitma ja mina olen teine vahetus, ehk mina sõidaks enne finišisse. Nii et loodame, et me jõuame sinna finiši. Finiši ka, aga finaali. See on tänane eesmärk. Igatahes on väga ilus küla ja siin määrdemehed juba testivad. Seal on staadion, aga sellest hiljem. Aga kõigepealt tuleb hommiku rutiin lõpuni teha, ehk järgmiseks on ringutused, lihased tööle. Kas seda kirikut on näha või? Jah, me elame täpselt kiriku kõrval ja staadionile üli lähedal, mis on väga mugav. Ja siis tuleb sööma minna. Söök oli väga metsav. Ootsin suht kaua muna, et mõtlesin, et võiks muna ka täna hommikusse, aga see valmis nii kaua. Aga rohkem ei midagi. Nüüd saab veidi chillida, kui on aeg testi minna ja soojendusele. Ja nüüd siis minu stardini täpselt tund ja 3 minutit. Suusad on juba testitud, et panin riide. Läksime, testisime suusad ära ja vaatasime, mis kõige paremini libiseb ja et ta ikkagi peaks. Kuigi täna on suht lauge rada, et ta ei ole nagu väga suurt tõusu ei ole, aga pidamist on ikkagi vaja. Aga ja siis kuna mu stardini on veits liiga kaua aega, et sooja minna, siis ma tulin istusin siia maha. Hommikut arvestades tundub päris okei tunne. Ootan küll seda starti juba väga. Suurt aga midagi, et hea test on ka põhimõtteliselt homse individuaalisprindiga, et täna on klassika tiimsprint ja homme on siis tavasprint, et homme lihtsalt ei ole tiimides, aga saab täna ära testida, milline see rada tuleb, nii et selles suhtes on päris huvitav. Aga ma arvan, et nüüd ongi, ma korra veel istun ja siis lähen soojendusele, nii et ma arvatavasti näeme enne seda, kui ma enne võistlust räägin viimased mõtted ja tunded. Mina olin küll soojendusel, aga stardini oli piisavalt aega ja sain vaadata, kuidas Marko sõidab enda sõitu. Elasin talle kaasa, sest mida paremat sõitu ta teeb, seda parem on ka mul. Staks! Pane! No nii, ja nüüd on minu etteaste aeg. Oot, nüüd on ka sinu etteaste. Pane subscribe, kui sa seda teinud ei ole. Tähendaks mulle palju. Aitäh. Ja nüüd tagasi video juurde. Tuleb päris räige, sest kõrgust on palju. Proovi minna väikse varuga algus välja, et teine pool oleks parem. Et mägedes tundub see palju loogilisem. Tunne senimaani, et okei. Sain korraliku soojenduse teha, nii et davai. Pane mullu. Nii tehtud. Väga karm võistlus ikka. Raske. Ikka mägedest tuled, sa tunned, kuidas kopsides hakkab valus. Aga ütleme nii, et ise võib-olla ka kindlasti oleks saanud paremini, aga selles suhtes jamast oli see, et panin suusad jalga enne starti, vaatan täiesti lõpp, üldse ei haaku. Ja oligi niimoodi, et nagu väga halb pidamine oli täna. See rada on palju paaris ka, aga minu jaoks ikkagi see
on natuke liiga palju terve rada paaris panna ja mul oleks olnud rohkem pidamist aja, et vist läksin soojemaks, et selles mõttes ei olnud nagu midagi teha, et läkski pidamine halvemaks. Selles mõttes kahju jah, et meil lõpuks jäi ikkagi mingi 4,5 sekundit, et saada finaalidesse täna, mis on niimoodi, et ma oleks pidanud Markost veel paremini sõitma, siis oleks edasi saanud, ehk siis pigem võib öelda, et ikkagi kaugele jäime. Aga selles mõttes, nüüd on homseks hea test tehtud. Üritan siis meelde jätta kohad, mis ma täna halvasti tegin ja homme need kohad paremini teha, et kus natuke paremini pidada ja võib-olla kus saab hooga natuke tõusust paremini üles, et siin on siuke lauge ja paarid nukid, et see teine nukk, mis seal oli, seal ma komistasin kohe essa tõugamist tegin, ei saanud pidama ja ma arvan, et sinna kadus ka palju ära. Aga üldiselt siuke okei tunne. Lähen sõidan peale nüüd. Käisime söömas nüüd ära. Vaatasime teiste finaale ja räigelt väsinud on olla. Väga haige. Räigelt väsinud. Ja siis sõitsin 2 minutit 50 sekki täna. Aga räigelt väsinud olla. Nii et midagi erilist ei ole. Kõht on täis, ma mõtlesin ja siis nüüd ongi. Artisti puhkan ja teeb une. Ja siis vaatab õhtul, mis saama hakkab, nii et näeme varsti. Nii, siis üks korralik uni ja läksin jooksma. Tegin mingi 4 kilomeetrit. Siin väike küla, saab ümber selle joosta, veits tõusu võtta. Nii et siuke rahulik jooks, aga ei, küla ise on ilus, nii et täitsa tore jooks. Ja peale seda käisime söömas. Eelroaks oli päris huvitav, nägi välja, aga tegelikult oli väga maitsev. See oli siis nagu peedipasta, mingi siuke asi. Ja see oli maitsev. Pearoaks oli kala, mis maitses nagu muda ja siis küsisin liha hoopis asemele. Nii et kõhu sai täis ja magustoit oli ka väga maitsev. Pikka juttu pole. Homme on sprint. Nii et ma lähen puhkama ära ja näeme homme. Ja järgmine päev, rutiinid hommikul on tehtud, praegu kõnnime staadionile. Uni oli täitsa okei, suuri raskusi magamajamisega ei olnud, sai ilusti unetunnid kätte. Mis on täna teistmoodi, on see, et natuke varem start ja öösel on päris palju lund olnud, ehk värsket lund on rajal peal. Võib-olla teeb siis aeglasemaks olud, mis ma arvan, et ei ole paha. Aga eile sain siis analüüsida, mis täna paremini teha, sest täna on täpselt sama rada. Nii et saame vaadata, saab huvitav olema. Niimoodi ma pole võistanud sama asja 2 päeva järjest, nii et selles suhtes ootan seda võistlust. Aga nüüd nagu ikka, lähme staadionile ja siis seame 2 paari suuska, mis meil on välja võetud. Ja nendes siis vaatame, kumb parem levis ja peab, et mis siis võistluseks läheb. Ja siis ja peale seda soojendust, nii et Ehk läksin soojendusele, aga peale seda rääkida unustasin. Plaan oli alustada palju kiiremini kui eelmine päev. Raja esimene osa oligi stardisirge, siis juba laskumine ja siis see pikem lauge tõus. Stardisirge panin nii, kuidas suutsin ja laskumisel ka võtsin nii aerodünaamilise asandi kui sain. Vahepeal tundus, et hoogu vaja juurde ning tegin paar tõuget veel lisaks. Seda eelmine päev ma ei teinud kindlasti. Siis kurv ning oli ka aeg paaris tõugetega tööd tegema hakata. No nii, enne võistlust unustasin midagi rääkida. Aga nüüd võistlusabi ja jummel kui raskene. Nagu finišis veits tundsin, et täna oli nagu parem kui eile. Et nagu kuidagi, nagu lihtsalt feeling oli veits parem. Tundus nagu kiirus parem, kuigi paaril kohal nagu lükkasin rohkem hoogu kui eile.
noh, võitja aeg oli ka täna mingi 3,5 sekki aeglasem. Ehk siis veits olidki aeglasemad olnud, ma seda hommikul ütlesin ka, no jumal. Üritasin endast maksimumi, tahtsin hästi kiiresti välja minna, aga suht sama kaotas ikkagi kui eile seal poole peal. Et jah, teine pool ka, ega ma ei tea, vist ei oleks olnud kuskil juurde panna, et pigem ongi praegu selline seis, et kahju, et ei ole nagu seda kiirust või seda power'it paaris tõukal, et see tõus, see video, mis siin praegu käib, et sealt suruvad kõik paaris üles, aga minul on vähe jõudu ja mina sealt ei suru paaris. Et jah, ütleme nii, et võib-olla seis, ma ütleks, et kõige halvem ei ole, midagi superhead ei ole ja rada ei ole mulle sobilik ehk jah, siuke täpselt sõit. Minu keskmine tase või veits alla mu keskmise, et no, pingutus oli kõvem, sest täna näitab makspuls 200, eile 196. Ehk jah, ma ei tea, suurelt nagu väga viriseda ei oska, aga noh, eesmärgist jäin ikkagi kaugele, mingi 4-5 sekki. Aga noh, õnneks homme on ka veel võistluspäev. See nii tundub, et mul ikkagi distants tuleb paremini välja, nii et lähme teeme homme siis selle ära. Okei, väike sõit peale ja lähen puhkama. 2 asja peale seda võistlust. Esiteks kerge võrdlus nende 2 sprindipäeva vahel. Täpselt sama rada, aga teine päev oli natuke aeglasemad olud. Eelsõidu võitja aeg oli 3,7 sekundit aeglasem ja minu aeg oli 3,9 sekundit aeglasem teisel päeval. Ehk võitjale kaotasin suures pildis suhteliselt sama. Ja veel lisaks näiteks Markole kaotasin pool sekundit vähem. Kohaks siis 57 ja enda FIS-punkti järgi olingi täpselt sama koht ka. Teiseks, kui endal nii hästi ei lähe, siis on tore, kui teistel hästi läheb, et kaasikud olid mõlemad esimest korda veerandfinaalis. Ja no juba etteruttavalt järgmine päev Kaidi oli 17. kohta, et ikka väga hästi tehtud. Ja sprindist pulles jäi top 30-st 0,01 sekundit välja, ehk ikka väga karm. Peaaegu oleks 3 Eesti naist olnud top 30-s. Kuigi tegelikult pärast oligi, sest üks rootslane sai disklahvi finaalides, ehk siis pulles tõsteti 30-ndaks. Aga noh, see vist väga ei loe ja ma arvan, et pulles sellega rahul ei ole. Lisaks veel, mis oli huvitav ja ma loodan ja arvan, et kaasikud ei ole väga kurjad, et ma seda räägin. Aga jah, alguses kohe vaatasin, et väga huvitav, et nad valisid ennast samasse veerandfinaali. Mõtlesin, okei, võib-olla see loogika, et kui nad on ühes veerandfinaalis, see peaks juhtuma see, et nad on 5. ja 6, siis see 5. koht saab parema koha, kui näiteks see, et nad on eraldi sõitudes ja mõlemad jäävad 6-ndaks, siis nad on nagu 2 kõige viimast kohta. Aga kui õhtusöögil veidi uurisin, siis nad ütlesid, et tegelikult nad ei valinudki ühte sõitu ennast, vaid üks neist valis ennast esimesse sõitu ja alles siis, kui nad pärast avastasid, et mis asja, et nad on mõlemad 3. sõidus. Ja nii nad sõitsidki koos 3. veerandfinaalis. Kuidas saab niimoodi juhtuda, et sa valid ühe veerandfinaali, aga oled teises? Keegi ei tea. No nii, ja õhtu ja vahepeal jah, sai chillida, võistlus ära vaadata, magada ja nüüd tulime suuski testima. Kõik suusad ilusti reas ja mitte midagi ei libisenud. Okei, tegelikult 2 paari valisin välja, minu ja Marko paaridest ja jah, tegelikult tundus okei. Täna üldse õhtul tundus päris okei lipp. Seis on selline, suht udune, nüüd on juba pime. Siuke vibe siis õhtul. Aga jah, siuke õhtune liigutus ei kädetud, nii et nüüd saab poodi minna. No nii, väike Rei, Market Rei ootab meid. Tundub, et on lahti laupäeva õhtul kell 6:30. Nii et lähme vaatame, me shoppame. Tõelis ikka, tuled sisse, aks, pasta või kilp läheb korviga juba. Siin näevad asjad lähevad tõsiseks. Täna ma tulin Pringlasse järgi. Siin on originaal ja paprika. Okei, läheb paprika täna siis. See on küll paar päeva tagasi seal täis. Need on sportlased tühjaks on seal kummikommidest. No nii, kerge haul siis, mis ma ostsin.
homseks valmistumas, 10 kilti ootab ees. Neid ma ei tea, palju ma täna söön, natuke võib-olla söön, aga Pringles, paprika ja tahtsin proovida, sest trühvli, krõpsu iga päev ei näe ja koka ja seega läheb alati vaja. Aga nüüd ongi, et lähme pessu ja siis vaatame, mis me üldse siin restoranis süüa saame õhtuks. Aga ja sööma me peame autoga minema, veits üles mäge. Ma saan aru, et sama hotelli omanik olla on siin restoran. Sükust varianti pole varem olnudki. Aga väike kruusatee, mis on väga auline, viib siia ülesse. Nii et lähme vaatame, mis täna süüa pakuvad. Ja okei, unustasin filmida, aga jah, saime eeluaks väga hea risotto, siis edasi carpaccio oli vist siuke nimi ja see oli väga okei. Ei midagi erilist, aga ja panna kotta siis magustoiduks ja väga maitsem. Küll, ma arvan, et täna õhtul midagi rohkem ei räägi, homme päris paras start, kell 10 juba ja olen number 20. Ehk jah, toi, homseni. No nii, hommikust. Hommik oli päris raske, und sai, tegelikult idee pooles 8 tundi, kohe räägin, mis siin taustal käib, aga põhimõtteliselt jah, 8 tundi sai und täis, viimane tund võib-olla oli siuke veits pinnapealne, aga pulsid korras, aga hommikul siuke külm veits ärkad, siuke rõve, ei saa silmi lahti või päris raske, aga see raske ja moment on tehtud, nüüd läheb täna ainult lihtsamaks ju. Et jah, söödud sain, rutiinid tehtud ja nüüd ma vaatan siukest asja nagu Eesti meistrivõistlused pokkeris. Eile Delfis tuli ette mulle ja vaatan ja päris huvitav. Ja ma enne läksin magama, kui nad lõpuni jõudsid, nii et ma vaatan selle nüüd lõpuni. Ruumi on, kiiret ei ole veel kuhugi. Saab rahulikult võtta. Milline ilus hommikupoolik. Aga jah, läks tegelikult päris kiireks. Mõtlesin aega küll, istusin arvutis ja siis hakkasin valmis panema, aga see läks meelest, et me pidime täna toast välja kolima, enne kui me võistlusele lähme. Ehk ma pidin kõik enda asjad ära pakkima. Ehk siis jah, jõudsin veits hiljem, kui tahtsin. Aga suurt püüdes väga vahet ei ole. Mingi siuke 50 minni, see on ilusti soojad ja praegu sõidangi seljakotiga staadionile ja panen enda asjad sinna ära ja siis saan normaalselt soojendama minna. Aga jah, võrra on siuke külm, aga samas päris mõnus siuke mägede ilm, nii et toi. Nii, müts sirgeks, prillid sirgeks ja võib võistama minna. Nii soojendus tehtud. Davai, tuleb nüüd siis korralikult pingutada. Miinimum eesmärk parimeestane. Miinimum eesmärk olla täiesti sodi finišis, et viskan pikali. Ja rahul olen, kui seda nende numbri välja 20 või sellest parema. Ja okeilt rahul olen, kui top 30. Ja tunne on praegu päris kõva. Vasbergi rada tuleb, nii et davai, lähme võistama.
No nii, Kõiv-Ammen kuikarvmõistlus. Aga kõigepealt sõidust läksin päris kiirelt välja, tundsin ennast hästi ja oli okei ka. 3. ringi lõpp ja alguses tuli üks rootslane. Mõtlesin, et oi, kui head sõitud on teha, pean talle tuulde võtma. Hoidsin tuules ja ma arvan, et läks liiga üle. Et võib-olla oleks pidanud natukene tagasi hoidma see hetk ja oleks nagu jaksanud, siis siin jah, põhimõtteliselt teed selle staadioni, õigus raske on olla. Teed staadionil sprindiringi ära ja siis lähed sealt otse räigelt pikalt tõusu ja siukert lauget tõusu. Ma arvan, et 2 korda võtsin seda väga hästi, 3 siin nii kange, siis ma ei saanud enam rootslase tuulde, et läksin veits üle ääretavasti. Vahepeal puhkuse hetke ei ole ja siis oli päris raske, et kui siis ülihea sõidu ma ütleks, et kaotasin sinna, aga sealt sai laskumisse ja peale seda tundsin, et jaksab jälle nagu pingutada, et üldises pildis ma arvan, et miinimum eesmärk sai täidetud. Kas see ka mingi okei tulemuse mulle annab, seda ei tea. Veidi kahtlen, aga samas loodan ikkagi. Aga ma arvan, et jah, hea küll, no vaatame, mis ma praegu olen. Ma vaatasin tegelikult finišis korra aega, siis ei tundunud midagi väga head. No jah, 26 on praegu, kaotan liidrile 55 sekki. See ei ole nüüd väga halb. Aga ma arvan, et mingid kiiremad poisid ikkagi tulevad veel. Oi, Niskanen läks liidriks. Ehk siis ma kaotan võitele minut praegu, 27 koht. Aga no siit kuuma gruppi tuleb veel 10 meest. Ja jälle, kurat, sekundi sees on 3 meest jälle. Oi, kui sellega jälle välja jääd. Noh, isegi lõpuga kandsin kohta ära, ootan, vaatan, mis ma teise ringi lõpus. Okei, ja ma teise ringi lõpus 35 praegu. Ja siin on Amundsen tulemas, Anger, Nünged, Schumacher. Vist okei, rahule ei saa jääda. Samas kaotus vist ei tule palju. Peaga ka vaikselt laadutama. Okei. Ja lõpuks olin siis 41. koht, kaotusvõitjale minut ja 23 sekundit, et jah, seekord õnneks jäi natuke rohkem kui 10 sekundit top 30 puudu. et jah, ei tegelikult ikka päris karm, et minut tohtis võitjale kaotada, et saada top 30, et päris tihe värk. Ehk jah, selline huvitav nädalavahetus, ei saa kindlasti öelda, et oli edukas, aga samas ma arvan, et midagi hullu ka polnud, eriti arvestades seda, et tulin Eesti superradadelt otse mäestikku võistlema. Aga see oli mu viimane võistlus enne maailmameestrivõistlusi, mis toimuvad siis veebruari lõpus Norras. Aga kuidas ma selleks valmistun, näete juba järgmises videos, kuhu ma laagri lähen, mis treeni teen ja kuidas kõik tunded, mõtted on. See jah, kõik järgmises videos, aga seniks, kui video meeldis, pange like, subscribe ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe.